kes meid ka seal läbi ekraani vaatavad. Alustame tänast istungit pidulikuma osaga nagu tavaliselt. Meil on mõned sünnipäevad. Heina. Airest. Sünnipäev on ka Annil. Annit ei ole täna majas, aga palju õnne temale ka. Ille ütleb, kui me saame aru. Saab. Võib alustada. Pakkuda võtta. Alustame kohaloleku kontrolliga. Palun anda märku, kes on kohad. Eks 17 ilusti näha. Volikogu liiget kohal. Aitäh. Ja päevakord, kas on kellelegi ettepanekuid? Meile tuleb päevakorra punkti juurde, on mõned arupärimised ette lugeda. Lugupeetud olema Annika Paiumaa-Muurov. Arupärimine 10. veebruaril 2026 sõlmitud käsunduslepingu täitmise kontrolli ja rahaliste kohustuste kohta. Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja halduse põhimõttest ning volikogu liikme järelevalve funktsioonist palume teil esitada selgitused ja dokumendid seoses 10. veebruaril aastal 2026 Luunja vallavalitsuse ja Tarvo Laasi vahel sõlmitud käsunduslepingu täitmisega. Teada olevalt vastavalt lepingu tingimustele on käsunduslepingu alusel vähemalt 1 kuu tasu juba välja makstud. Sellest tulenevalt on tegemist reaalselt täidetud ja vallale rahalise kohustuse toonud lepinguga, mille täitmine peab olema kontrollitav ja dokumenteeritud. Palume esitada järgmised andmed ja dokumendid. Lepingu täitmise sisuline tulemus. Palume esitada kõik käsunduslepingu täitmise käigus valminud materjalid ja tulemused, sealhulgas ametijuhendid, töökuulutused, analüüsid, ettepanekud, memod, muud lepingu täitmise käigus loodud dokumendid. Palume selgelt viidata, milline konkreetne töö tulemus vastab millisele lepingupunktile. Töömahu ja ajakasutuse detailne arvestus. Palume esitada käsundi täitja detailne tööaruanne vähemalt 1 kuu arvestuskuu kohta, ehk siis vähemalt 160 tundi vastavalt lepingule, millest nähtub tehtud tööde loetelu, iga töö ajakulu tundidest, töö teostamise kuupäevad, töö konkreetne väljund ja tulemus. Juhime tähelepanu, et avaliku raha kasutamisel peab töömaht ja tasu olema omavahel kontrollitavalt seostatav. Töö vastuvõtmine ja kontroll. Palume selgitada dokumentaalselt tõendada, kes täpselt nimi ja ametikoht kontrollis käsundilepingu täitmist, millisel viisil, aruanded, vaheülevaated, koosolekud, kirjalikud dokumendid, tõendid töö tegemisest, millise akti või dokumendi alusel loeti töö vastuvõetuks, kas on koostatud üleandmise vastuvõtmise akt või muu kinnitav dokument. Väljamaksete alus. Palume esitada, millise konkreetse aruande või tulemuse alusel maksti välja käsunduslepingu tasu, kes kinnitas maksete tegemise põhjendatuse, millisel kuupäeval ja summas tasu välja maksti. Täiendavad kulud ja hüvitised. Palume esitada ülevaade kõikidest käsunduslepinguga seotud kuludest lisaks tasule töövahendite, näiteks ülearvuti, telefon, andmine või hüvitamine, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon, muud otsesed või kaudsed kulud. Palume esitada nende kulude täpne rahaline maht ja arvestuse alus. Ametijuhendite olemasolu ja staatus. Arvestades, et käsunduslepingu üheks eesmärgiks oli ametijuhendite koostamine, palume esitada vastavad ametijuhendid, märkida nende koostamise ja kinnitamise kuupäevad, selgitada, kas ja kuidas neid ametijuhendid on kasutatud vallavalitsuse struktuuri muudatuse elluviimisel. Lepingu täitmise vastavuse eesmärgile. Palume selgitada, millisel alusel on hinnatud, et käsunduslepingu täitmine vastab lepingu eesmärgile, valla vajadustele ning avaliku raha säästliku otstarbeka kasutamise põhimõtetele. Eelarveline kate. Palume esitada, milliselt Luunja valla eelarve realt on käsunduslepingu tasu kaetud ning kõik sellega seotud kulud kaetud. Sinu arupärimise eesmärk on tagada, et avaliku raha kasutamine oleks läbipaistev, kontrollitav ja põhjendatud ning et lepingu täitmine vastaks nii selle sisule kui kehtivale õiguslikele põhimõtetele. Palume esitada vastused koos asjakohaste dokumentidega seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Aitäh!
Mina olen teine arupärimine ka. Mina olen ka Luune valla vanema Annika Paiumaa Muuravile. Käesolev arupärimine esitakse seoses Luunja vallas Puupilli elurajoonis ilmnenud tõsiste pikaajaliste probleemidega vee ja kanalisatsiooni taristu, avaliku ruumi ohutuse ning elukeskkonna kvaliteedi osas. Elanike hinnangul on piirkonna tehnovõrgud rajatud oluliste puudustega, puudub nõuetekohane dokumentatsioon ja vaatamata sellele on omavalitsus varasemalt väljastanud kasutusload. Tekkinud olukord on viinud selleni, et vee-ettevõtja keeldub rajatise ülevõtmast ning arendaja ei ole võtnud vastutuspuuduste kõrvaldamise eest. Selline olukord seab ohtu nii elanike tervisele, keskkonna kui ka õiguspärase ootuste toimuva elukeskkonna osas. Probleemide kirjelduses siis 4 punkti. Kanalisatsioonisüsteem ja pumpla kriitiline seisund. Alates 2025. aasta oktoobrist on Puupilli tänav 8 ja ümbruskonna elanikud korduvalt pöördunud Luunja vallavalitsuse poole, juhtides tähelepanu tõsistele riketele kanalisatsioonisüsteemis, sealhulga pumpla mitte toimimisele. Faktiline olukord on siis selline, et kanalisatsioonisüsteem on osaliselt mitte toimiv ja tehniliselt vigane. Reovesi on korduvalt voolanud kanalisatsioonikaevudest tänaval. Reovesi on jõudnud lähedal asuvasse tiiki. Vähemalt ühel korral on reovesi tunginud elamusse, põhjustades sellega varalist kahju. Piirkonnas esineb pidevaid ummistusi, lekkimis ja tugevat ebameeldivat hõisu. Tegemist ei ole pelgalt ebamugavusega, vaid otsese ohuga inimeste tervisele, keskkonnareostusega, avaliku huvi rikkumisega. Keskkonnaamet on olukorrast ka teadlik. Lisaks kannavad elanikud hetkel kulusid, näiteks kanalisatsiooni tühjendamine, mis ei peaks olema nende kanda olukorras, kus süsteem ei vasta nõuetele. Teine on tänavavalgustuse puudumine. Puudub tänavavalgustus Metsasarve tee 1/3, 3/2, 5/1, 5/2 ning Pillikori-põik 4. Olukord on kestnud juba alates 2017. aastast. Tagajärgedeks on oht jalakäijatele ja autojuhtidele. Kõnniteede puudumise tõttu suurenenud risk liiklusõnnetuseks. Lapsed ei saa pimedal ajal iseseisvalt turvaliselt liikuda aga bussipeatusest koju. Kolmandaks, teede halb seisukord. Asfaldikatte seisukord on auklik ja ebatasased, kahjustavad sõidukid, liiklusohutuse seisukohast väga ohtlikud. Ja 4. punktiks on ohtlik liikluskorraldus Lohkva spordihoone juures. Lohkva spordihoone juures puudub selge turvaline ülekäigurada. Probleem seisneb selles, et lapsed tõlgendavad teekatte kõrgendusi ekslikult ülekäigurajana. Esineb olukordi, kus lapsed jooksevad sõiduteele autode ette. Tegemist on reaalse vahetu õnnetuse riskiga. Küsimused vallavalitsusele. Lähtudes eeltoodust palume kirjalikke vastuseid järgmistele küsimustele. Esimene on vee- ja kanalisatsiooni taristu lahendamine. Millised konkreetsed meetmed on Luunja vald rakendanud, et tagada Puupilli piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassi nõuete kohasust ja üleandmine vee-ettevõttele? Kui kaugel on läbirääkimised vee-ettevõtjaga torustike seevaadates pumplate omandi üleandmiseks? Viidates siis vallast saabunud 27. november 2025 vastusele. Milline on realistlik ajakava taristu lõplikuks ülevõtmiseks valla või vee-ettevõtja poolt? Teiseks, kulude kandmine. Kes vastutab ja tasub kanalisatsiooni erakorralise tühjendamise kulud olukorras, kus süsteem ei toimi? Kas vald on valmis ajutiselt need kulud kandma, kuni süsteem täieliku korrastamiseni? Kas valla 2026. aasta eelarves on arvestatud selle konkreetse elurajooni kanalisatsioonisüsteemi korda tegemise kuludega? Kolmandaks, keskkonnakahju ja tiigikaitse. Millal ja millisel viisil on kavas reostunud tiigi puhastamine? Millised meetmed rakendatakse, et vältida reovee sattumist tiiki ka edaspidi? Tänavavalgustus. Millal rajatakse puuduv tänavavalgustus eelpool nimetatud aadressidel? Kas ja millal on selleks eelarvelised vahendid planeeritud? Teede korrashoid. Millal viiakse teed nõuete kohasesse seisukorda?
kas vald peab vajalikuks teostada erakorraline audit teede kvaliteedi osas? Kas Puupilli piirkonna teede tänavate korda tegemiseks on planeeritud eelarvelised vahendid valla 26. aasta eelarves? Kuuendaks, liiklusohutus Lohva spordihoone juures, millal rajatakse selgelt tähistatud ja ohutu ülekäigurada Lohva spordihoone juurde. Milliseid ajutisi meetmeid võetakse kasutusele koheselt õnnetusohu vähendamiseks? Viimaseks, 7. vastutus ja järelevalve. Kas vald plaanib algatada menetluse arendaja suhtluspuuduste kõrvaldamiseks? Kokkuvõtteks palume käsitleda antud äripärimist kiireloomulisena, arvestades olukorra mõju elanike tervisele ja varale, keskkonna ning avaliku ruumi ohutusele. Aitäh! sa alla annad selle sinna oma vasakule käele, mis on aru. See on Aare Anderson. Aare Andersonile. Võib-olla ka vaheajaliga osaliselt. Selline volikogu. See ongi volikogu. Mul on küsimus, et küsiks, et miks selliseid küsimusi ei esitatud siis, kui eelmine valitsus otsustas maksta peale arendajale, et see ära osta, kui eelnev opositsioon tõi välja kõiki neid punkte, palus tellida auditit, et arendaja saaks need puudused eemaldada. Mina kahjuks ei oska vastata, sest et võib-olla kui see küsimus vastaks, on ju. Mina olen esimest korda siin valitud ja see probleem puudutab otseselt minu elukohta. Seega, kuna ma näen, et seda probleemi ei kavatse keegi lahendada, mina ise isiklikult igapäevaselt puutun sellega kokku, seepärast see on minu otsus ja siin ei ole asi kaugeltki minu vasakus käes. Küsisin neid samu küsimusi teie käest, siis vastati arupärimisele ja siis saame vaadata need vastused. Me oleme edasi päevakorraga. Kas päevakorras on kellegi ettepanekud? Ei ole. Siis päevakord kinnitatud nii, nagu ta meile ette antud. 5 punkti pluss internet. Hääletama ei hakka, kinnitame päevakorra. Keegi hääletamist ei nõu. Esimene punkt on meil Põuatu külas uue Kingu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine. Enelin tuleb, räägime meile sellest. Tere. Uue Kingu planeeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine, et asub siis Põuatu külas, algatasin planeeringu eelmise aasta augustis. Planeeringuala on ligikaudu 2,4 hektarit ja eesmärk on siis uue Kingu maaüksuse jagamine elamuehituse eesmärgil. Määratakse ehitusõigus siis elamumaa kruntidele, kuhu on võimalik siis ehitada elamuid abihooneid. Moodustatakse samamoodi transpordikruntid ja üks üldkasutatav maakrunt. Transpordimaa kruntidega on see, et kvartalisisese transpordimaa krundi väljaehitamise kohustus koos siis Kirsipuu teekatendi tolmuvaba katte alla viimine ja jalgrattaja väljaehitamine on siis huvitatud isiku kohustus. Ja siis positsioon 12, mis on siis tulevikus kõrvalasuseva maaüksuse juurdepääsuks ja siis selle Vanemõisa teeäärse jalgrattaja väljaehitamine on siis tulevikus vallale, aga on siis need maad võõrandatakse siis nii-öelda taristu väljaehitamiseta tasuta Luunja valla omandisse. Planeering on läbinud vajalikud kooskõlastusetapid, arvamust ei määratud ja saaks planeeringu vastu võtta. Ja planeeringu avalik väljapanek on kavandatud 20. aprillist 5. maini. Aitäh! Küsimused Enelinil ja komisjoni seisukoha saab ka. Komisjon toetas selle detailplaneeringu vastuvõtmist. Küsimusi ei ole?
esimene arutelu toimub. Natukene muutus vahepeal meil siin COVID-i pilt, võib-olla isegi mõned volikogu liikmed panid seda tähele, et võib-olla natuke vaadata. Palun anda enda hääl. Volikogu liiget on hääle andnud. Tulemus 17 volikogu liiget poolt, et siis detailplaneering on vastu võetud. Aitäh! Punkt on ratasväljade 1 maaüksuse lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine avaliku väljapaneku korraldamine. Jällegi Enelin, palun. Planeering on algatatud 2021 mai. 2024 me muutsime siis planeeringuala piiri suurust ja ka väljastasin uued lähtetingimused, kuna need olid aegunud. Et see planeeringu menetlemine on seisnud huvitatud isiku taga läbirääkimised Tartu Veevärgiga, sest nad ei saanud algselt neid tehnilisi. Planeeringuga moodustatakse siis kokku 5 elamumaa krunti, kuhu on siis võimalik rajada üksikelamuid ja neid teenindavaid abihooneid. Siis moodustatakse transpordimaa krundid siis kvartalisisese tee jaoks ja siis olemasoleva sõidutee äärde valgustatud jalgratta ja jalgtee rajamiseks. Taristu väljaehitamise kohustus on planeeringust huvitatud isikul, kellel on kohustus samamoodi ka siis selle üle olemasoleva riigitee asuva siis jalgratta jalgtee sidumine kavandavata jalgratta jalgteega. Planeering on läbinud siis nõuetekohase kooskõlastus ja arvamuste ringi. Kooskõlastus on kõik olemas. Arvamust avaldas siis üks isik, kellele vallavalitsus oma seisukoha kujundanud ja vastuse saatnud ja saaks planeeringu vastu võtta ja avalik väljapanek on samamoodi kavandatud 20. aprillist 4. maini. Aitäh! Aitäh! Komisjon toetab ratasväljade 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist. Kas ratasväljade 1 või 31? Ratasväljade 1 on praegu nii. Vabandust. On teine. Siin sassi. Et palun küsitud. Ei ole? Mis teemal selle avalikult väljapanekut siis üks kommentaar tuli, et mis sisuline see oli? Ei, mitte avaliku väljapanekud, vaid arvamuste ringi, et seal oli see kodanik nii-öelda informeeris valda, et tal on justkui läbirääkimised planeeringust huvitatud isikuga, et ta tahab mingid maid vahetada seal, millest huvitatud isik ei olnud teadlik, samamoodi vald ja et siis olemasoleva siis soojatrassi osas peaks nagu tema siis maa osas saama selle liitumispunkti, aga kui seal liitumine on tulevikus selle soojavõrguga, sest kohustus seal ei ole, et siis tegelikult see on ju taristuettevõtte isiklik kasutusõigus või alus, et seda nagu me ju diskussiooni pidama ei hakka nende naabrite vahel. Ühesõnaga ei olnud selle lahenduse osas ei olnud ettepanekuid? Ei olnud. Kui ei ole küsimusi, siis palun hääletada. Sellist ajalt on tulnud. Lõpetame hääletuse. Tulemus on sama nagu eelmisel. 17 volikogu liiget on poolt. Aitäh! Ratasväljade 1 detailplaneering on vastu võetud. 3. punkt on ratasväljade 31 maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmisel. Veellugu on siis sellel nii, et 2016 on esitatud vallale taotlus. Siis oli tegelikult taotleja Lõuna-Eesti Erametsa Osaühing ja 2017
tehti siis haldusasi, millega siis tühistati Luunja vallavolikogu otsus, et Luunja vallavolikogu on sinna kunagi teinud siis otsuse, millega jättis detailplaneeringu algatamata. Vahepealsel ajal see taotluse menetlemine seisis ja ma proovisin siis siin viimased 2 aastat olen proovinud seda, et uus kinnisasja omanik võtaks siis selle taotluse tagasi. Et taotlejaks on siis nüüd Giga Investeeringud aktsiaselts. Ja ma informeerisin neid ka meili teel, et kuna see taotlus on vastuolus siis meil kehtiva üldplaneeringuga, et siis oleks mõistlik see taotlus tagasi võtta, et ei peaks tegema negatiivset haldusakte, aga taotleja siis huvitatud isik siis seda taotlust tagasi võtnud. Ja üldplaneeringu vastuolu seisneb siis selles, et kogu see maaüksus on määratud meil metsamajandusmaaks, kus on siis metsamajandusmaal on lubatud olemasolevale maaüksusele 1 eluasemekoht või hoonestus, aga taotleja soovib siis seda olemasolevat maaüksust jagada, mis tähendab seda, et tegemist on uute tekkivate kruntidega ja soovib siis elamehitust ja siis osaliselt jätta see maa siis ikkagi uhke viirestusmaaks, aga kuna see on siis vastuolus, nii nagu ma ütlesin, ja üldplaneeringu muutmine peaks olema eelkõige avalikest huvidest lähtuvalt, et siis võiks selle detailplaneeringu algatamata jätta. Et huvitatud isikule sai ka siis otsuse eelnõu ettepanekute ja arvamus saadetud, aga siis määratud tähtaja jooksul ta arvamustega ettepanekuid ei esita. Aitäh! Aitäh! Planeeringukomisjon samamoodi toetas detailplaneeringu algatamata jätmist. Kas on kellelgi küsimusi? Ei ole, siis palun jällegi hääletada. Hääletus on tulnud, lõpetame hääletuse. 15 volikogu liiget on poolt, 2 jäid erapooletuks, ehk siis otsus vastu võetud, jätta Ratasväljade 31 detailplaneeringu algatamata. Aitäh! 4. punkt on nõusoleku andmine sotsiaaltranspordi hanked osalemiseks. Kõigepealt Annika. Kõigepealt Marika. Marika siis selgitab meile olukorda selles osas, mis meil on täna ja millised vajadused. Ja ma pinast räägin natuke sellest. Sa loed ette, mul ei ole sulle lisanumbrid juurde. Sul oli vaata tehtud meile selline väikene ülevaade sellest, mis puudutab palju meil on täna. Seda ainult piisabki. Et eelmisel aastal oli sotsiaaltranspordi kilomeetri hind 2,70. Teenuse saajaid aasta peale kokku oli 50. Noh, mõni võis olla 1-2 korda aastas üldse. Nendest 65 pluss inimesi 34, 18, 8, lapsed 8, kelle siis sügavpuue 1, raskepuue 2 ja 5 suure hooldusvajadusega. Eelmise aasta teenuse maksumus kokku oli 67 431,66 eurot ja sellest eelmise aasta liikmemaks moodustas siis 10 472,64 eurot. Lastele läks arvestuses 40 008,29 eurot ja täiskasvanutele 27 423,37 eurot ehk selle 8 lapse peale 2/3. Nii. Selle aasta esimese 2 kuu andmed hind on sellel aastal 2,85. Jaanuarikuu eest oli arve summas 5839,10 eurot. Lastele kulus sellest 4465,69 eurot. Ja veebruarikuu kogusumma oli 4874,58 ja laste peale 3389 eurot. Et eelmine aasta istusime korraks ka
suve õhtul, kevade lõpul sotsiaalosakonna juhtidega ka ühistranspordikeskuses koos, kus tegelikult Elva pidi minema üldse ära oma hanke peale, Tartu vald samamoodi. Tänaseks on olukord see, et kõik lähevad ühishankesse. Et nii ka meie, aga see ühishange ei kohusta meid millekski. Et vaatame, kuidas nagu see asi jookseb, et eile istusime sotsiaalosakonna juhtidega koos SKA infopäeval, siis ma küsisin Elva käest, et palju neil lapsi on, kes käivad sinna Tartusse Pärli kooli ja Masingusse ja Tartu Maarja kooli, siis ta ütles, et nemad on selle korraldanud ära koolibussiga ehk kes siis teeb neile tavakoolide seda koolilaste bussiteenust osutab. Nendel viib too buss. See on natuke nagu võib-olla pikemas perspektiivis mõtlemise koht. Küsimusi? Jah, mõned aspektid sa juba mainisid ära. Tõesti, volikogu tegelikkuses on Luunja volikogu tegelikkuses andnud juba korra nõusoleku hankes osalemiseks. Seda on tehtud siis 2 aastat tagasi. Täna on meil uus volikogu koosseis, ehk siis tahaks ka selle koosseisult indikatsiooni saada. ÜTK on siis meilt uut palunud ja selle tõttu me seda ka siit volikogult siis täna palume. Nagu Marika ütles, hankega siis liitumise kohustust meil ei teki. Ehk siis, kui see hind tuleb 3,5 või 7,8 kütuse hinnad on teinud tohutu hüppe, me ei tea, mis sealt täna tuleb, siis liitumiskohustus ei ole. Aga eks me selle baasilt peame mõtlema ka sellele variandile X, et kui see hind tuleb igas mõttes vastuvõetav, siis oleme me uue mures ja siis peame tegelema sellega. Kui Marika ütles, praktikat on erinevat, on omavalitsustes osades palgal inimesed, kes siis seda transporti teostavad, kes kasutavad oma koolibussi nende siis teenuse vajate puhul, keda saab ühistranspordiga selles mõttes transportida. Et loodaks sellegi poolest, kuna me kõik seal osaleme, algselt ei pidanud olema seal ei Elvat või Tartu, aga täna nad ise ikkagi teenus sellisel viisil on hinnanud, et ei ole mõistlik siis teostada, on nemad ka kõik hankes, vaatame siis kõik ühiselt, kui volikogu meile selleks loa annab, mis see hind sealt siis tuleb. Ja kui see hind on teada, siis tuleme nii volikogu komisjonis arutama, kas me selle hankega siis liitume või mitte. Ja saame juba läbi arutada, mis siis saab edasi. Ja haldusleping muidugi, kui me otsustame hankesse minna, siis tuleb ka haldusleping sõlmu. Aga enne tahaks ikkagi komisjonide kui volikogu seisukohta, kas me siis sellega edasi läheme. Aitäh! Jaar. Mul küsimust ei ole, aga ma lihtsalt natukene seda tausta kommenteerin. Annika on sellega rohkem kursis, et tegelikult on aastaid olnud probleemiks selle teenuse kallis hind. Ja see oli juba kõige esimese hankega, oli ta suhteliselt kallis. Seal minu hinnangul põhjus oli selles, et hanketingimused ühistranspordikeskuse poolt olid sellised pandud, et näiteks seal see bussipargi, autopargi suurus, et kui liisitakse masinad, aga masinad näiteks seisavad päris palju jõude, et raha läheb tühja, et see nagu selle hanke ettevalmistanud peaks mõtlema põhjalikult läbi, et missugused tingimused nagu seada, kui palju masinaid kohustuslikust panna, millise varustusega ja nii edasi, et seal ilmselt pingutati tingimustega üle, et see oli üks põhjus. Ja siis me püüdsime seda lepingut lõpetada ära, et ma olin seal üks läbirääkijatest omavalitsuste poole pealt, kus me siis üritasime teha vedajale ettepaneku hinda alla tuua. Ta oli isegi sellega nõus, aga ta esitas sinna arvukalt lisatingimusi juurde, mis lõppkokkuvõttes ikkagi valdadele ei sobinud. Ja siis korraldati uus hanke. Selle uue hankega oli ka väga raske, et eelmine vedaja kaebas kohtusse ja vaidles nagu hästi pikalt. Ta kaotas kohtus kõikides punktides, tehti uus hanke, aga hind oli veel kallim. Nii et selles mõttes üks asi on see hanketingimuste läbimõtlemine ja see lepingu läbimõtlemine. Ja teine asi, millele ma tahan tähelepanu juhtida, et seal võib olla üks selline teema, et kui sõlmitakse leping, et tehakse hanke ja sõlmitakse selle teenuse peale leping, et enne Marika mainis, et ega see ei tähenda seda, et peab seda teenust nagu ainult sellelt ostma,
et seal võib olla selline juriidiline nüanss, et kui on mingi teenuse peale läbi hange ja sõlmitud leping hanke võitjaga, et kas siis tellija tohib sedasama teenust tellida ka mõnelt teiselt pakkujalt, et vot see on see küsimus. Täna on niimoodi seal sees. Jah. Täna on ka tõesti, nagu sa ütled, et see masinapark pooles ulatuses seisis, ma ei tea, 40 autot oli sõidus, 40 seisis garaažis, et see hanke tingimused olid tõesti üledimensioneeritud, et täna on need siis kenasti maha kärbitud. Võiks olla lootus ja ootus parema hinnale, aga noh, me näeme, mis majanduses toimub, kütuse hinna tankla poole ei julge isegi enam vaadata, et siis see natukene võib-olla siis seda ootust ja lootust maha võtab. Aga saame teada, aga head tähelepanu. Kui meie eelmine aasta korraks koos istusime ühistranspordikeskus, siis oli ka juttu sellest, et see hange peaks välja kuulutama niimoodi, et ka need väiksemad ettevõtted saavad osaleda hankes. Mitte ainult see 1-2 suurt ettevõtet. Milline on selle protsessi eeldatav ajakava? On küsimuse esimene pool ja teine pool on see, et kui nüüd juhtub, et mis on suhteliselt tõenäoline, et see asi läheb jälle väga kalliks ja ei ole mõistlik sellega ühineda, kas Luunja vallal tekib mingi selline auk selle teenuse osutamisel, et kas on mõeldud siis, et kuidas seda auku siis kiiresti täita? Loodame, et see auk ei teki. Eks me saame leppida kokku ka tänast teenust pakkujaga, ma arvan, selle pikendamise osa, kui see peaks päriselt üle mõistuse kalliks, mis võib tõesti juhtuda. Ja ajakava on selline, et selle kuu lõpuks siis korjatakse volikogu otsused kokku, hange tingimusi juba valmistatakse ette, seal hulgas on kaasatud ka advokaatbüroo, et vältida neid murest, mis meil tekkis korral. Ja aprilli keskelt peaks minema see hange üles, ehk siis tegelikult võib-olla järgmiseks volikogu istungiks on meil juba indikatsioon. Ja tegelikult siis maiks on. Aitäh! Veel küsimus? No nendel üks väike ettepanek seal eelnõu. Ja Janek, jah? See samane. Seal eelnõus teise lõigu viimane lause, et hanke läbiviimise järgselt tuleb sõlmida, et paneme sinna tuleb asemel on võimalus. See on meil kohustus, et see on siis võimalus. Ja ma siis täiendaks seda veel, et on võimalus, kui soovitakse teenust kasutada. Ühesõnaga see ei muuda nüüd asja sisu, aga ma teen seal parandan lihtsalt selle sõnastust siis natuke. Kohustus seda lepingut sõlmida ei ole. Ja, et niimoodi sõnastus. Aga seda lepingut sõlmida kohustust ei ole. Lihtsalt kui me tahame selle teenusega liituda, siis me peame selle uue halduslepingu sõlmima. Praegune haldusleping saab läbi. See hanke dokument on ka selliselt üles seatud, et Luunja vallal on võimalus siis öelda, et me ei lähe lepingusse, kuigi näiteks teised omavalitsused kõik lähevad. Kõigil omavalitsustel on võimalus öelda ei. Jah, see on täna nii üles ehitatud, sest vastasel juhul Elva ega Tartu vald poleks isegi kaasa tulnud selle. Ja, isegi meie ütlust ka. Ega tõenäoliselt mitte. Seda väga tõsiselt. Et siis selle väikse sõnastuse muutusega palun selle otsuse üle hääletada, kas Riigikogu nõus selle nõusoleku andma. Palun hääletada. Я там был, и ты тоже была. Там скрипочку не замеряли. 17 häälet tuli kiiresti, lõpetame hääletuse. Ja kõik 17 volikogu liiget on nõusoleku andmise poolt. Ja 5. päevakorrapunkt on revisjonikomisjoni esimehe aseesimehe valimine. Et kuna meil eelmine kord aseesimeest valides aseesimees ei valimata, jaotus on juba siiski selline, et meil peavad mõlemad olema. Tuleb meil seda protsessi korrata. Ja oleks sellega seoses väiksed küsimused käimised. Et kõik volinikud on kindlasti saanud justiits- ja digimisteenijad ministeeriumi päevadel juhtinud. Ja sellest lähtuvalt siit küsimust, et justiits- ja digiministeerium kontrollis kõigi Luunja volikogus esindatud poliitiliste jõudude komisjonis esindatust ja on välja toonud ka siis palju kellelgi on mandaate volikogus esindatust komisjonides, et lühidalt siis, et Luunja omandajatel mandaate volikogus 41,8% ja esindatus komisjonides 32%, ehk siis miinus 9,18% võimalikust, mis on aus. Isamaa erakond 29,41% mandaate volikogus, kus
tähendab 32% on komisjonides pluss 2,59. Valimisliit Luun ja Restart 11,76. Esindatus komisjonides 12%. Valimisliit Luun ja meie Luun ja 11,76 volikogus, komisjonides 12%. EKRE mandaate volikogus 5,88, esindatus komisjonides 12%. Ja ministeerium on seisukohal olnud, et eelkirja kirjeldatud komisjonide koosseisude kujundamine ei taga KOKS paragrahv 47 lõikes 1 sätestatud, et komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Et mis meil sellest saab? Kellel hetkel ei ole selle päevakorrapunkti küsimust ausalt. Võtame praegu ikka selle päevakorrapunkti, kus on revisjonikomisjoni esimehe aseesimehe valimine. Siis on täiesti revisjonikomisjoni osas on ka küsimus. Et revisjonikomisjoni eesmärk ja ülesanne kontrollida hinnata vallavalitsuse ametiasutuste, hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva sihtasutuse ja mittetulundusühingu seaduslikkust, otstarbekust, tulemuslikkust ning vallavara kasutamises liikmesust ning kontrollida ja hinnata valla eelarve täitmist. Peamiselt koalitsiooni liikmetest koosnev revisjonikomisjon ei pruugi võimaldada seda ülesanne piisavalt tulemuslikult täita. Seetõttu on heaks haldustavaks olnud see, et üle poole revisjonikomisjoni liikmetest on valitud volikogus vähemuses poliitiliste jõudude esindajate hulgas. See tähendab, et revisjonikomisjoni esimees oleks opositsiooni esindaja ja komisjoni koosseis koosneks valdavalt opositsiooni kuuluvatest volikogu liikmetest. Tänane seis on selline, et 5 revisjonikomisjoni liikmest 4 on koalitsiooni esindaja, sealhulgas esimees ja 1 on opositsiooni esindaja. See on vastuolus kirjeldatud hea haldustavaga. Kuidas me sellega edasi läheme? Vaskord, et päevakorrapunkt on meil revisjonikomisjoni esimehe aseesimehe valimine. Loen nüüd küsimused hetkel hoida selles punktis. Aitäh. Rohkem küsimusi. Kantselei ettepanek oli täna proovida teha seda valimist, kuna me valime ainult ühele komisjonile esimest aseesimeest läbi KOVISe. Muidu me oleme isikuvalimisi teinud siin sedelite ja kastiga. Plaan B-na on see võimalus ka ette valmistatud, aga KOVIS võimaldab ka. Ja kui me täna oleme kõik siin koha peal ja kõik osaleme KOVISe kaudu, keegi ei ole füüsiliselt, tahaks proovida täna isikuvalimist läbi KOVISe. Tähendab seda, et see tähendab seda, et lihtsalt tegelikult meil töökorras ka see ära reguleeritud juba omal ajal sai see tehtud. Et meil oleks võimalus seda teha, kui nii-öelda infosüsteem lubab, varasemalt volis seda väga hästi ei võimaldanud. Küll kuidagi võimaldas, aga mitte eriti nagu hästi. Aga see uus süsteem meil seda võimaldab paremini. Ja lihtsalt, ega seal mingisugused suurt erisusi ei ole. Lihtsalt läbi infosüsteemi hääletamise ei toimu mingit, ei teha mingit komisjoni, sest selleks puudub vajadus, ei ole vaja nüüd hääli lugeda. Samuti ei vormistata neid protokolli asju, vaid seda teeb siis kõik süsteem ja paneb sinna kirja. Et ma palun tähelepanu juhtida lihtsalt sellele, et salajase hääletuse puhul on see ekraanikuva natuke teistmoodi, seal mingid värve ja asju ei näita, et see on selline must-valge. Et noh, nii-öelda hoida siis selgelt nägemast teistel, mida sinna hääletatakse. Aga jah, me mõtlesime, et see nii-öelda nagu ikkagi tulevikus võiks seda niiviisi teha, sest see on hea võimalus siis, kui meil on ainult ühed isikuvalimised, seda siis proovida seekord läbi viia KOVISes. Aitäh Marikale ka. Okei, siis on meil vaja üles seada kandidaadid revisjonikomisjoni esimehe kohale. Palun esitada kandidaat. Mina esitan Janek Sõber.
oled sa nõus? Räägitan Kaire Vahe. jah. Rohkem kandidaate? Ei ole, 2 kandidaati. Aga hea, siis Pille saab ettevalmistused teha, kandidaadid sisestada. Kaks kandidaati. Janek Sõber, Kaire Vahe. Peaks tulema. Näen just ja 2 kandidaati. Ära märgista. Ühesõnaga. Alustame hääletust. Palun valida Janek Sõbra ja Kaire Vahe vahel. Alustame hääletust. Kas nime peale tuli vajutada? Ei, selle, kus see Sigri-Migri on, aga 16 on juba olemas. Okay. Mitte nime peale, vaid selle, kus seal on see poolt. Seda vajutamise hetkes. Kõik on vist hääletanud. 17 on kuulda. Olemas, tulemus on käes. Janek Sõber 10 häält, Kaire Vahe 7 häält. Janek valiti esimeheks ja Kaire aseesimeheks. Aitäh. Tehniliselt iseenesest toimis. Uues päevakorrapunkt on arupärimisele vastamine. Ma korraks küsin, et ma saan aru, et kuna täna päevakorras on revisjonikomisjoni kinnitamine, siis see tuleb järgmine päevakord, sest et praegu revisjonikomisjoni ei olnud, sest esimene. Ei, komisjoni liikmeid ei pea uuesti kinnitama, sest revisjonikomisjonil on konkreetne erand, et revisjonikomisjoni liikmete volitused saavad lõppeda ainult kas tagasiastumisega või umbusaldamisega. Kuna revisjonikomisjoni liikmete volitused teiste peale Janek ei lõppenud, siis liikmed jäävad samaks. Revisjonikomisjoni liikmel on erand, on seaduses sätestatud konkreetselt teistes komisjonides liikmetele ei ole ette nähtud ei tagasiastumist, umbusalduse avaldamise võimalust. Jah. Minul on nüüd küsimus, et kuna see päevakorrapunkt sai ära hääletatud, et millal me siis naasme Küllo Vääni poolt esitatud küsimuste vastamise juurde, millal me saame vastused või me peame need ka arupärimisena jälle esitama? Need on vastatud ka minu arust. Samu küsimusi olete arupärimisena juba esitatud. Need saab sealt uuesti üle vaadata. Jah, need arupärimised olid enne selle sisu on tegelikult ju täna teil teada ja ootakski vastust, et kas sellele on vallavalitsusel, vallavolikogul mingisugune plaan, kuidas sellega edasi käituda või? Ikka täna just käitusime. Valitsusime komisjonile aseesimehe. Selge, aitäh. Nii, siis on 6. punkt on, et palun arupärimisele vastamine. Aitäh. Ma vastasin siis kirjalikult ära täpselt punkti, aga hea meelega vastan sellise loogilisema tekstina, mis puudutab siis seda sisu siin selgitamiseks. Lugupeetud siis arupärijad. Esiteks tänan arupärimise eest, siis puudutab Luunja vallavalitsuse ja Tarvu vahel siis Tarvu Laasi vahel sõlmitud käsunduslepingut. Selgitame järgnevalt, et lepingu sõlmimise asjaolusid ja vallavalitsuse seisukohti ka. Luunja vallavalitsus sõlmis Tarvu Laasiga vallaõigusseaduse alusel käsunduslepingut, mille eesmärgiks on teatud konkreetse ülesande täitmine valitsuse töökorralduse ja struktuuri koostamisel ning majandusvaldkonna tööprotsesside analüüsimisel. Lepingu sõlmimisel lähtus vallavalitsus Tarvu Laasi varasemast kogemusest Luunja vallavalitsuse töökorralduse ja arendusprotsessidega. Vallavalitsuse hinnangul on tal varasema abivallavanemana
vajalik ja praktiline kogemus, et aidata kaasa majandusvaldkonna töökorralduse analüüsimisel ja ettepanekute tegemisel. Tegemist on ajutise ülesandega ning vallavalitsus hindab töö tulemusi lepingu täitmise käigus. Kohalikus omavalitsuses ei ole keelatud erinevate kogemustega inimesed panustavad projektipõhiste ülesannete täitmisesse. On oluline, et töö oleks tehtud valla huvid oleksid kaitstud. Võlaõigusseadus võimaldab avalikul sektoril tellida teenuseid käsunduslepingu alusel, kui tegemist on konkreetse ülesande täitmise ja tulemuse saavutamisega. Lepingu sõlmimisel lähtus vallavalitsus sellest, et tegemist ei ole püsiva ametikohaga ja klassikalise töösuhtega, vaid ajutise ja eesmärgipõhise tööga. Vallavalitsus on lepingu ettevalmistusel hinnanud vastavust kehtivale õigusele. Lepingu sisuks on konkreetsete ülesannete täitmine ja tulemuse saavutamine. Lepingu täitmine ei toimu klassikalisest tööandja-töötaja alluvussuhtest ega eelda töö tegemist kindlaks määratud tööajal ega töökohas. Asjaolu, et käsundise ajal on töö tegemiseks võimaldatud töövahendid või lepingu täitmise käigus võib esineda kokkuleppeid tööde ajastamise osas, ei muuda käsunduslepingit töölepinguks. Samuti ei ole käsunduslepingus sätestatud pausid või puhkeperioodid võrdsustatud töölepingu seaduses sätestatud töötaja põhiõigusega. Vallavalitsus on hinnanud ka võimalikke õiguslikke riske ning peab lepingut kehtiva õigusega kooskõlas olevaks. Lepingu sõlmimise eesmärk oli toetada vallavalitsust majandusvaldkonna töökorralduse analüüsimisel ja ettepanekute tegemisel seoses struktuuri korrastamise ning tööprotsesside tõhustamisega. Tegemist on ajutise iseloomuga tööga, mille täitmine väljaspool püsivat ametikohta võimaldab vallavalitsusel paindlikumalt korraldada tööprotsesse ja vältida uue ametikoha loomist olukorras, kus vajadus on ajaliselt piiratud. Lepingus kokkulepitud tasu suurus on määratud arvestades teisi vastutust ja lähtuvalt eeldatavat töömahtu. Lepingu täitmisega seotud kulud kaetakse Luunja valla eelarves vastavalt tegevusala planeeritud vahenditest ning lepingu sõlmimisel hinnati selle vastavust valla eelarvele. Vallavalitsus lähtub oma tegevuses korruptsioonivastase seaduse põhimõtetest ning väldib huvide konflikti olukordi. Lepingu sõlmimisel hinnati võimalikke riske ning vallavalitsuse hinnangul ei esine antud juhul huvide konflikte ega muid asjaolusid, mis takistavad lepingu sõlmimist või täitmist. Luunja vallavalitsus on lepingu sõlmimisel lähtunud kõikidest valla huvidest ning avalike vahendite eesmärgipärasest kasutamisest. Täpsemalt saan siis vastata järgmise järelepärimise käigus. Kas ma võin korraks arupärijatelt küsida, et kas teie leiate, et omavalitsus ei tohiks üldse ajutisi või konkreetsete ülesannete täitmisega käsunduslepinguid sõlmida? Vastab seadusele. Seaduse alusel sõlmitud läbipõistev ja eelarves on sellised eelarveread olemas, kes ei ole ilmselt mingit probleemi. Kas vastuseks on ka tegelikult juba põhimõtteline viga sees, mille ma just praegu leidsin. Asiga on PEEG-teemadega seotud teine käsundusleping, ehk siis ei saa olla, et mõlemast käsunduslepingust antakse samasid tööülesandeid. Ja ärgem unustagem siiski, et tegemist on ikkagi poliitilise partneriga. Oleks olnud suvaline inimene, oleks hoopis teine lugu. Kas eelmise valitsuse ajal ei tehtud volikogu esimehega lepinguid, käsunduslepinguid, muid lepinguid poliitilise partneriga? See oli seotud ühe konkreetse projekti raames ja need olid välised. Ei, see on ühe projektiga. Küllap ka ikka maksumaksja raha, et maksumaksja võib ka Saksas veada. See tegelikult ei ole tähtsust, et maksumaksja raha. Aga summad on lihtsalt erinevad. Jah, 80 000 aastas tõesti erinev summa. Nii, ja kuuenda punktides Annikale ei ole küsimusi rohkem. Siis on meil veel jäänud täna infopunkt. Saab meile midagi rääkida. Oli mõeldud rääkida ka puubilist, aga siis ma arvan, et järgmine kord siis täpsemalt saame arutada seda teemat ka. Millest siis tahtsin teid informeerida on see, et meil on vahepeal olnud 3 konkurssi. Need konkursid on nüüd läbi, väga hea meel, et seal oli väga palju kandidaate ja järgmisel nädalal siis hakkame ka nende kandidaatidega järjest vestlema. Vallasekretärile, kui ma nüüd peast mäletan, 6 või 7 kandidaati, majandusosakonna juhile
rohkem kui 10, võib-olla jäi alla 20, väga palju kandidaate ja keskkonnaspetsialistil oli ka peaaegu 10 kandidaati, nii et tegelikult varasemalt selliseid ametikohti täites on olnud see mure väga suur nende ametnike leidmisega. Mul on hea meel, et inimesed tahavad tulla Luunisse. Siis hanked, mis on siis korraldatud ja mis siis tuleb veel läbi viia. Paarede sademevee teemadega oleme juba tegelenud. Koristus- ja puhastushange Luunjas on nii vallavalitsuses kui siis koolis läbi viidud. Siis valgustatud jalgrattatee rajamine seal Luun ja Lokva Õivri külas. Läheb käiku Rõõmuviira jalgtee projekteerimine samamoodi, mis oli siis kaasava eelarve projekt. Toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks koolile. Valmistame siis hanget juba ette. Kesakanni tee rekonstrueerimist täpselt samamoodi. Keskkooli õpilaste bussiveo hange siis muutub ja ettevalmistamisel kohe valmimas on ka siis uue üldplaneeringu konsultatsiooniteenuse siis tellimine. Nii üldplaneeringu kui siis keskkonnateemade jaoks täpselt samamoodi. Osaleme siis ka Eesti-Läti projektis Riverways 2, kus siis Luunja vallal on Emajõel ujuplatvormi rajamine ja töövõtjaga on siis leping sõlmitud ja kevadel siis lähevad ka need lahti, eeldame, et lähevad lahti mais. Kavastub arvehange siis koos Kastravallaga täpselt samamoodi ette valmistamisel. Hille on nüüd tänast päeva jooksul kannab sisse ka viimased siis selle kuu andmed meie eelarvest, et saate ka vaadata valla kodulehelt, jälgida siis eelarve täitmist. Hommikupoole, kui meil oli osakonnajuhtide koosolek, siis numbrid polnud teada, meid kõiki väga ju huvitab see, kui palju tulumaksu siis meile tulemas on, et seda tõenäoliselt õhtuperioodil saate juba jälgida. Siis üks teema, mis meil on olnud nii komisjonides kui ka vallavalitsuses teemaks on olnud siis meie kooli algusaeg. Hoolekogu on otsustanud, et see võiks olla 9. Volikogu komisjon arvas hoopis vastupidist, ehk siis ka selle teemaga peame uued arutelud siis avama. Selle 9. kellaaegal tuleb ka päris majanduslik mõju, sellepärast et tavapärase ühistranspordiga, millega siis osad õpilased täna liiguvad, nad sellel puhul enam tõenäoliselt liikuda ei saa, kui nad ei taha olla tund aega varem kohal. Ehk siis teema, millega me kindlasti veel komisjoni tasandil ja kindlasti ka volikogu tasandil arutada saame. Siis laulupeo ettevalmistused käivad kribing-krabing kiiret, kellel ka volikogu liikmetest on huvi vabatahtlikuna panustada, siis panus on oodatud. Samuti on mais tulemas vallasünnipäev, kindlasti ka kutsed olete ka sinna väga oodatud. Lisaks me siis avasime läbirääkimised selle sama vallamaja omanikuga, mis puudutab siis seda ülejäänud maja osa, et selgitada välja tema tahe siis sellest osast loobuda. Leppisime konkreetsed kuupäevad kokku, järgmisel nädalal siis on nende tahteavalduse siis esitamise aeg. Nad palusid nädala aega juurde, et siis kodanik Soomest saaks oma perega asjad läbi rääkida, aga pigem tundus, et nad oleksid valmis sellest hoonest täna loobuma. Kas meiega oleme valmis selle vastu võtma? Seda kõike saame arutada siis, kui me oleme selles etapis, et volikogu on kindlasti läbi rääkida. Me ei tea, millised hinnaootused täna inimesel on. Et sellest siis saame ka kindlasti volikogu tasandil arutada, mil viisil ja kuidas siis edasi minna. Siis kansikütte teemad olid meiega pooleli, sest vahepeal tuli talv. Emajõe Suursoo keskus oli väga külm ja see küttesüsteem seal ei tööta. Viimased siis sellised testid lekke kohta selles kontuuris meile siis kahjuks kätte ei andnud, leppisime kokku. Et tuleme selle juurde kevadel tagasi, kui on võimalik ka maapinnalt siis kontuuri testida. Õnneks on siis käes ka juba selle teostajalt kogu see kontuuri plaan, mida varem ei olnud. Et võib-olla siis hõlpsustab järgmisel talvel on võimalik maja siis normaalselt kütta ja inimestel on soe. Kiirelt ette vuristatud, jah. Vallavanemale küsimus, et olete mitu korda öelnud välja erinevates komisjonides avalikult, et alates 1. aprillist võetakse tööle
valda uus ametnik, on siin välja pakutud erinevaid pealkirju tal, kas noorsootöö ja huvitegevuse spetsialist või vahepeal oli ka mingist kultuurispetsialistist juttu. Et 1. aprill on mõne päeva pärast konkurssi, me ei ole näinud, et mis plaan sellega on. Sellega on täpselt sama plaan, nagu räägitud on. Kenasti on need ametid struktuuris, sest Kadri ise on palunud lisaaega selleks, et enda osakonna loogika mõelda läbi. Täna on see plaan täpselt sama, nagu ma olen sellest rääkinud. Sinna siis hetkel võetakse juurde noorsootöö huvitegevuse ja noorsootöö spetsialist, kes siis peaks hakkama siis ära võtma Kadri koormust, mida me kõik teame, et on tohutud selles osas, mis puudutab noorsootööd, noorsootöö kava, suhtlemist noortekeskusega siinsamas kõrvalmajas. Et need on tema põhiülesanded, aga Kadri on palunud lisaaega ja ma olen selle talle ka võimaldanud. Et tuleb peagi. Et mul on küsimus kooli päeva algusaja kohta, et selle teemaga päris pikalt on tegeldud, et sa mainisid, et volikogu komisjon on ühte meelt, koolivolikogu on teist meelt, et need eriarvamused on seal ka pikalt nagu olnud koolis sees, et kas on seal tehtud vahepeal ka sellega täiendatud tööd, et just lisaks on kooli hoole puhul, kellel loomulikult seal selgelt sõnaõigus, et ka nagu laiemalt seda uurida, et mis meelt siis on tegelikult lapsevanemad, mis meelt on lapsed, õpetajad ka, eks ole, et aga kõige tähtsam on ikkagi lapsed ja lapsevanemad. Seda me komisjoniga viimane kord arutasime, et kuna need seisukohad tulid sedavõrd erinevad, et tuleks ikkagi uuesti võib-olla siis lauda võtta see küsitlus, võib-olla natuke täpsemalt küsida, et mitte lihtsalt jah, ei, kas sobib või ei sobi, vaid inimestel on väga erinevad põhjused, miks lapsed ei saa või saavad hiljem kooli. Sealhulgas hea meelega selgitaks ka hoolekogule seda majanduslikku mõju, mis tekib siis tõesti lisaliin siis hommikuseks transpordiks tuleb meil sellele tänu tellida, et vanemad, kes varem said viia koos oma võib-olla tööle sõiduga lapsed kohale, täna seda enam siis ei saa. Et me peame need kõik läbi mõtlema, et hariduskomisjon siis pöördub hoolekogu poole ja saavad siis seda siis täpsustada ja selle küsitluse vanemate seast läbi viia. Arvasime, et võiksime küsida ka seda, millises klassis laps käib. Et vanemates klassides lapsed saavad valdavalt iseseisvalt kohale, aga võib-olla esimesed 4 klassi on natuke keerulised. Et jah, oleme mõelnud, et tuleks täpsustada ja rohkem kaardistada. Küsimus volikogu esimehele. Mis põhjusel või kaalutlustel volikogu liikmetele ei edastatud seekord tolli kevadpeokutset? Oli seekord otsus selline, et Tuulia vallast lähevad ametnikud, et annan seekord ametnikele nii palju soovivad, siis järgmine aasta siis on jälle volikogu. See tegi volikogu küsimus. Ei teinud üksi. Veel küsimusi? Ma ütlen selle tollipeo kohta veel, et järgmisel aastal korraldab seda Kastro ja ülejärgmisel Luunia. Nii et tegelikult meil on kõigil väga tore võimalus sinna panustada ja midagi siis teistmoodi Tartumaa omavalitsustele pakkuda. Et mul selle koolipäeva alguse kohta veel täiendav küsimus tuli meelde, et kas seal on võimalik ka rakendada nii-öelda diferentseerimist erinevate klasside jaoks, et ühtede klasside jaoks ta algab varem kell 18 jaoks kell 9. Et põhimõtteliselt ei tohiks ju olla midagi selle vastu, et kui näiteks selgub, et mingile kooliastmele sobib varasem aeg ja teisele sobib nagu hilisem aeg, et kõik ei pea alustama täpselt ühel ajal. Tartumaal sellist praktikat täna ei ole. Aga me võime selle peale mõelda, praegu niimoodi peast kohe kindlasti ei oska öelda, kas seadus sellist asja lubab ja millisel viisil, et teoorias saab jah, aga praktikas ma eeldan, et mõned koolid Eestis sellist asja võiksid teha, aga täpsed andmed mul selle kohta puuduvad, aga ma arvan, et see on asjaolu, mida me võiksime kaaluda ja mille läbi mõelda. Esimene mõtlenud päev tuleb on kohe sama transport, siis tuleb topeltringid teha. Võib-olla see ei ole nii väga lihtne lahendada. Linnas küll, aga meil on ikkagi vahemad pikad. Aga saame läbi mõelda. Veel küsimus? Ei? Lihtsalt kommentaari küsimus, et põhimõtteliselt on Haridus- ja Teadusministeerium ikkagi arvamusel, et septembrist algab õppega üldjuhul veel 9 või hiljem. Ma täiesti mõistan vanemaid, kellel on oma elu saadud nii, et praegu, et 8 saavad kõik ära pandud lasteaeda kooli. Aga on näiteks sul Annika või kellelgi
infot tervikuna Eesti Vabariigis on, et kui palju on neid koole, kes siis ja mis see üldjuhul on, et kas see erisus, see tuleb kuidagi ära põhjendada ministeeriumis, eks ole, see on võimalik näiteks, et me ei alusta kell 9. Just, siis tuleb väga hästi põhjendada, koolidel on erinevad praktikad, paljud on läinud juba 8:15 peal, kes 8:30 peal, ma ei oska öelda, millise otsuse nad täna teevad, aga Ülenurme koolist ma saan ise tuua näite, kus tõesti tegelikult juba 2 aastat algab kool kell 9 ja tegelikult näed sa väga hästi, kuidas 8 ajal autod voorivad ja lapsed kooli tuuakse. Ehk siis see, et magama kauem, see päriselt ei päde, aga neil on võimalus seal tegeleda võib-olla mingi huvitegevusega. Jällegi seda aju ärkamise perioodi tegelikult võib-olla natuke siis pikendab, aga seal on kombeks nüüd tihti igasugused järelvastamisi, kontrollideks kõigeks muuks teha sellel ajal. Ehk siis see, ma arvan, et ei olnud algselt Haridus- ja Teadusministeeriumi mõte. Aga jah, päris üle Eesti sellist praktikat ei ole analüüsinud. Fakt on see, et need vanemad sinna 2 leeri lähevad, et väga raske on seda konsensust leida. On vast ikka taha. Aga mingi indikatsiooni küsitlusega võib-olla, kui me seda täpsustame, ka saame, et kas neid vanemaid, kellel on 9 keeruline on 80% või neid on 25%. Võib-olla selle mingis aitab äkki otsustada. Ilmselt ei ole kuhugi lihtsalt arutada uuesti. Hoolekogu koha pealt oli hästi tõsine arutelu, hästi pikk arutelu, hästi kaalutletud arutelu, et selle otsus oli väga tõsiselt läbi arutatud. Ja hoolekogu oli ka see üles, et tegelikult peaks ka vald ja kool seda koos rohkem kommunikeerima, mis on ühe asja plussid ja miinused, sest pluss on ka sellel, kui kool algab hiljem ja lõpeb samal ajal. Kas te, lihtsalt küsin korraks, kas te jõudsite oma aruteluga ka sinna, et sellel on majanduslik mõju või te pigem ei? Meil oli sama küsimus hommikuse kooli bussiringi osas, võinud teha 2 eraldi kellaaega, siis toimub ju tegelikult 2 nihetajat, nagu õhtul. Et lähme see hommikune kooli bussiringi ja aeg oligi see suur küsimärk. Järgmise kooli bussi hankel. Just, ja saame arutada ka. Kui on kõik, siis ma võtaks sõna. Ma isegi tõusen püsti. Mul on nüüd märkas. Ma arvan, et minuga nõustavad praegu kõik endast lugupidavad mehed. Mul on teie poole üks pöördumine, et teil on usaldatud istungi juhtimise vastutus ja seetõttu ma väga palun, et teie suhtumine oleks korrektne, lugupidav ja professionaalne. Me oleme ikkagi volikogu istungil. Aitäh! Aitäh! Siis põhimõtteliselt lõpetame selle arutelu, et järgmine volikogu on 30. aprill. Kui ma õigesti vaatasin. Ja eeldame, et kell 1 ikkagi. Kui kellaaeg muutub, siis anname teada. Aitäh! Ja kohtumisega!